Tänavu aasta veebruaris tekkis Helena Ruudil idee hakata jälgima enda toitumist ja tervislikke eluviise. Sellest sai väljakutse Ruudi rassib, kus Helena soovis siis tõestada endale, et 100 päeva vältel ta langetab kaalu ja liigub võimalikult palju. Ja Helena Ruudi ongi meil stuudios. Tere! Tere! No Ruudi rassib 100 päeva on juba täis. On. Aga ometi seesama väljakutse ärgitas nii-öelda jätkama ja tänaseks on saanud sellest blogipidamine. Just. Et kindlasti see nii-öelda rassimine jätkub kõigepealt kuni eesmärkideni ja siis ma usun, et selleks ajaks on see juba sujuvalt elustiiliks muutunud. No see blogipidamine on ju selline trikivärk, et ühest küljest võib-olla inimestele meeldib, teisest küljest on ju inimesi, kui lugeda ükskõik milliseid kommentaare, siis neid mürgiseid inimesi on väga palju. Kas on ka selle 100 päeva jooksul tulnud sellist tagasisidet, et on tekkinud täiesti kassiahastus ja mõte, et ma ei taha enam kellelegi oma isiklikku elu näidata? Ei. Selles mõttes, et minul võib siis öelda, et on vedanud, et ühtegi mürgist kommentaari vähemalt minuni ei ole jõudnud. Mida inimesed omavahel räägivad, seda ma ei tea. Ja see ausalt öeldes ei ole ka minu probleem, ega minu asi. Aga nii palju, kui ma olen saanud tagasisidet, siis tagasiside on olnud ainult positiivne ja minu jaoks isegi üllatavalt väga positiivne. Kui palju neid blogilugejaid umbes on tavaliselt? Raske on nüüd täpseid numbreid öelda ja statistikat välja tuua, aga siiamaani nii palju, kui me oleme vaadanud, siis Good News portaali inimestega neid numbreid, siis postitused üldiselt on seal top 5, top 10 loetamate artiklite sees. No räägime nendele, kes ei ole kunagi sattunud vaatama blogipostitusi. Kuidas see siis käib? Et alustasid veebruaris oma väljakutset ja juba mõne aja pärast, nädala pärast tekkis idee, et ka kogu aeg üles kirjutada. Just. See on nii-öelda niisugune avalik päevikupidamine. Põhimõtteliselt küll. No kas on ka mingi oma süsteem, kuidas, et alati on kuupäev ja siis tuleb mõni mõte ja kuidas teil on? Mina olen ise läinud seda meelt, et esiteks ma kirjutan kõigest ausalt. Et nii positiivsest kui ka negatiivsest, nii sellest, kui on tore, hea ja rõõmus olla, kui ka sellest, kui on raske, kurb, nõme, tagasilöögid, nii edasi. Et selles mõttes ma ei kirjuta niimoodi, et ma nüüd sel kellaajal, sel päeval istud maha, hakkan kirjutama ja kindlal ajal postitused ilmuvad. Et ma pigem olen jälginud seda, et kui ma ise tunnen enda sees, et mul on midagi öelda, ja on mingisuguseid saavutusi, midagi teisega jagada, et siis kui inspiratsioon tuleb peale, siis ma kirjutan ja nii need postitused sünnivad. No te mainisite juba saavutusi, et mis need saavutused on olnud? No tänaseks on kadunud 13 kilo, kõvasti sentimeetreid ja ma arvan, et nii nagu ma ka alguses ütlesin, et tegelikult põnevam pool on hoopis sellest füüsilisest poolest hoopis vaimne ja emotsionaalne pool. Et ma arvan, et läbi selle protsessi ma olen natukene üles leidnud iseennast, kelle vahepeal päris ära kaotsin. Terves kehas, terve vaim? Jah, ma usun, et see on õige. No kas on olnud sellist hetke ka, kus on tunne, et ma enam ei lähe spordisaali ja tahaks nüüd jälle süüa McDonaldsi toitu ja kartulikrõpsa? Seda tunnet, et spordisaali ei lähe, ei ole olnud, aga toitumisega on raskem. Nii et selline himude, isude kontrolli all hoidmine, see nõuab suuremat distsipliini kui füüsiliselt enda treenimine? Jah, kindlasti. Kas toitumisega on teil ka oma süsteem või see on lihtsalt, kuidas tunne on? Nii ja naa. Olen proovinud nii ühte kui teist ja üldiselt see ongi tegelikult üks suur katsetamine olnud, et mis sobib minule, mis sobib minu organismile ja kuidas asjad kõige paremini toimivad ja mulle kõige rohkem sobivad, et ma olen käitunud ja toiminud. Nii et ei ole FitLapi äpp või Erik Orgu toitumine või seal eraldi mingi... FitLapi ja Erik Orgut ei ole kasutanud. Või veregrupi dieet või? Ei, selliseid asju ei ole katsetanud, aga jälginud makrotoitaineid järjepidevalt üles märkinud toitumist, seda ma olen küll teinud. Et see on lihtsalt iseenda jaoks, et paremini järge pidada ja samamoodi ka tagantjärele analüüsida. Nii et oluline on pidada päevikut trenni kohta ja toitumise kohta? Jah.
kuhu inimesed peavad siis klõbistama, et näha seda päevikut? Päevikut kui sellist, seda ma pean ikkagi iseenda jaoks. Aga blogi saab lugeda goodnews.ee-st. Suur aitäh, Helena Ruudi! Ja jõudu selle eesmärgi saavutamisel! Aitäh!